Vaid veidi meist lõuna pool asuv Leedu kuulutas alles 9. detsembril riigis välja eriolukorra. Just nimelt sellepärast, et mööda nende õhuruume liikusid õhupallid ja pakid, mis sinna ei kuulu. Ekstremalią situaciją skelbiama ne tik dėl civilinės aviacijos trikdymo ir dėl nacionalinio, o pagrindinis klausimas tai yra būtent dėl nacionalinio saugumo interesų. Praėjusią parą rasta kontrabandinių cigarečių pakelių virš 8,000, sulaikytas vienas asmuo, perimti 5 oro balionai, surašyti 8 protokolai. Kui naabrid selliseid karme meetmeid käsile võtsid, kuidas on aga olukord Eestis? Ka meie õhuruumis viibisid septembris Vene hävituslennukid ning seda kokku 12 minutit. Me mõistame, et naabritel on muresid, meie osas on hetkel kõik endine, meie selline mure on pikk ja pidev, on see naaberriik Venemaa, aga piiril on kõik rahulik ja seetõttu, kuna ohuhinnang muudetud ei ole, siis ei ole meil põhjust ka piirirežiimi kuidagi nagu muuta või siin mingisuguseid muudatusi ellu viia. Samas on möödunud aastal ka Narvas piiri taga nii mõndagi toimunud. Aga ikka ka viimases hetkes Vene pool on üllatanud mõne käiguga, et mis on uudistes varem läbi käinud, on see, et me tegelikult Vassnarva sadamas heiskasime just hiljuti NATO lipu ja sellest järgmine päev nägime Vene piirivalve alusel Wagneri lipu. Et võta nüüd kuidas võtad, et kas on vastukäik või mingi samm selles suunas, aga ega seda ei oska öelda. Lisaks on provokatsiooniks aga ilmselt ka luure eesmärkidel mitmel korral Vene Föderatsiooni territooriumil näha olnud õhupalli. Tõenäoliselt olevat see õhupall varustatud jälgimisseadmega, mille abil Venemaa kogub informatsiooni. Eesti piirivalve jälgib olukorda pidevalt, kuid õhupalli lennutamast ei ole võimalik ära hoida, sest tegevus toimub Venemaa territooriumil. Peab meelde tuletama, et see riik, kui inimesed üritavad minna, on ikkagi Venemaa ja Venemaa on agressorriik ja see ei ole turvaline riik, kuhu tegelikult reisida. Ja siinkohal pean mainima, et pigem vältida sinna reisimist üleüldse, sest et on erinevad julgeolekuohud, mis kaasnevad ka piirikontrollides. Kui lähed teisele poole, siis inimestelt ikka võetakse võib-olla mobiiltelefon ära, vaadatakse sisu üle, võib-olla pannakse sinna midagi muud nuhkvara sisse, et seda me ei tea. Ja see on ikkagi oht inimesele, et teda seal teisel poolel ikkagi väga põhjalikult profileeritakse, vaadatakse üle. Siiski on Narva piiripunkt veel avatud, kust liigub läbi tuhandeid inimesi. Lisaks saab teistest riikidest liikuda turistiviisaga Euroopasse. Kas nemad ei ole siis lisanduv turvarisk? Aga me seda küsimust tõstatame ja ma tõstatan seda igal kohtumisel Euroopa Liidu siseministritega, et kaua see saab niimoodi jätkuda. Et meil on 8 kuu jooksul üle 500,000 Vene kodaniku lastud Schengeni ruumi Euroopa Liitu läbi siis turismiviisade ja seal taga on konkreetselt 3 riiki, kes 3/4 nendest viisadest väljastavad. Kas piiririkkumisi või tollirikkumisi ka ette tuleb? Igapäevaselt tuleb, on erinevad põhjused, et üritatakse ikka erinevat luksuskaupa viia teisele poole. Oleme näinud täiesti tavapärastest kaupadest kuni strateegilise kaupadeni välja. Alatihti tuleb ette, et on mingisugune kiibiga ese, mida üritatakse teise poole viia. On need telefonid, mis iganes. Ja eks aeg-ajalt tuleb ka sellised inimesi, kes viivad sularaha teisele poole, aga ei oska öelda, kus sularaha pärit on, et ka neid juhtumeid tuleb ette. Venemaa on Narvas ka silma paistnud omavolilise poide eemaldamisega. Nimelt eemaldas Venemaa piirivalve 2024. aasta maikuus Narva jõel ühepoolselt 25 poid, mille Eesti oli paigaldanud navigatsiooni lihtsustamiseks. Läbirääkimised poide tagasipanekuks kestsid pikalt, kuid lõpuks kokkuleppele siiski ei jõutud ning poid jäid uuesti paigaldamata. Politsei- ja piirivalveamet tugevdab aga kontrolljoone valvamise meetmeid ning Narva jõel aitavad turvalisust tagada Frontexi piirivalvurid.